Karistamise mõju lapsele ja vanemale on, ma arvan, üks selline teema, mis on kõige suuremaks abiks, kui vanemad tahavad oma käitumist muuta, ehk siis mitte enam karistavad vanemad olla. Seda teemat tasub läbi mõelda, tasub juurde lugeda, tasub enda sisse vaadata, kuidas on minuga käitutud, kui ma olin laps ja miks ma teen nii, nagu ma teen, miks ma usun, et see karistamine toimib. See lihtsal põhjusel, et viimastel aastakümnetel tehtud uuringud lapse arengu ja lapse aju arengu kohta näitavad, et füüsiline ja emotsionaalne karistamine lapsele, tema arengule on kahjulik. See ei pruugi välja paista kohe. Peale selle karistuse rakendamist vanematele võib tunduda, näed, see ju toimib, ta ju muutis oma käitumist. See mõju võib tulla aastate pärast. Ja isegi see argument, et mind on ju lapsepõlves karistatud ja ma arvan, see põlvkond vanemaid, kes on veel nõukogude ajal kasvanud, on tundnud seda hirmu kas või koolis, kuidas sa võid rääkida, aga mitte midagi. Pidid vahetunnis kõndima ringi ratast käest kinni ja ei tohtinud kõrvalegi astuda. Ütlevad, et aga me oleme kõik seda kogenud, me oleme täitsa normaalsed inimesed. Siis tegelikult me ei tea, mis oleks võinud olla veel paremini, mis võimalused meil oleksid olnud, et me oleksime ennast võib-olla ehk veel õnnelikumana tundnud või ennast veel paremini realiseerinud. Ma töös vanematega saan aru ja lastega ka, et vanemad ei taha oma lastele halba. Ma tegelikult ei ole ühtegi vanemat kohanud, kes tahaks lastele halba. Isegi need vanemad, kes oma lapsi hülgavad, teevad seda mingil põhjusel. Ja need põhjused tulevad meie oma lapsepõlvest sellest, et kuidas meid on kasvatatud. Millised on minu arusaamised. Sageli tehakse selliseid lapsele kahju või haiget, sellepärast, et ei teata, kuidas tegelikult veel oleks võimalus last kasvatada. Et kindlasti vanemad ei taha lastele halba, aga neil tuleb teada, et iga kord, kui last karistad, siis tegelikult üks tükike lapse eneseväärikusest ja terviklikkusest kaob. Ja täiskasvanuna võib ta sellest väga suurt puudust tunda. Ja kindlasti ka kannatab lapse ja vanema suhe, kui lapsevanem on vägivaldne. Millised on lapse reaktsioonid näiteks, kui vanem on vägivaldne? Eks need on vägivallale reaktsioonid üleüldse, põgenemine, alistumine ja vastupanu. Et kui vanem, kes last karistab ja laps otsustab põgenemise kasuks, siis võib see välja näha näiteks selline, et teismeline lihtsalt läheb hulkuma, läheb kodust ära. Või siis istub kodus kõrvaklapid peas ja ütleb ainult ja on täiesti, ei ole kontaktne. Või vanem peab talle tõsist loengut sel teemal, kuidas käituma peab ja laps vaatab lihtsalt aknast välja või vaatab uitavalt ringi, et tegelikult ta ei kuula vanemat. Veel võib olla reaktsioon see, et laps alistub. Sellisel juhul laps peale karistamist või pideva karistamise kasutamise puhul muutubki selliseks vanema jaoks ideaalseks lapseks. Ehk siis vanem muudab lapse selliseks, nagu ta tahab, et laps oleks. Ta on väga korralik, väga püüdlik laps. Mis aga selles pildis valesti on see, et lapse tegelikud vajadused jäävad rahuldamata. Laps ei saa olla see, kes ta tegelikult võib-olla oleks ja ma ei tea, ma arvan, et vanemad ei taha seda. Ma arvan, et kui kui me mõtleme natuke järgi sellele, mida me tahame, et meie laps tulevikus tunneks ja teeks ja oleks, siis me tahaksime ilmselt seda, et ta oleks õnnelik ja täisväärtuslik, et ta saaks ühiskonnas hästi hakkama. Ja selleks oleks vaja, et me arvestaksime lapse vajadustega. Ja kolmas on siis võitlus. Kui last karistada, siis tekib võitluse reaktsioon, mis tähendabki trotsi täis olevat teismelist, või siis ka väikelast, kes käitubki järjest võimatumalt ja võimatumalt. Eriti hästi võib-olla see ei väljendu kohe, kui me näiteks karistust kasutame. Lapse käitumine võib-olla läheb täitsa nii, nagu me tahaksime, et ta käituks, aga mõne aja pärast see tuleb uuesti tagasi. Ja isegi veel hullemates varjundites. Lapsed õpivad lihtsalt varjama ja valetama, peitma neid asju, nad teevad neid niikuinii, aga vanemale seda nagu ei näita. Ka see on teatud mõttes selline trots ja võitlus vanemaga. Mõelge nüüd ise, mis see suhe lapse ja vanema vahel tänu kõigile neile kolmele on, et tegelikult
seal ei ole seda lähedust, see võib tunduda vanemale, et me oleme oma lapsega lähedased, me räägime igapäevastest asjadest, aga kui palju laps tegelikult usaldab oma südameasju vanemale. Sageli karistatakse füüsiliselt väiksemaid lapsi, tutistades, sakutades. Suuremate lastega on karistused juba see, et ta ei saa midagi, ta ei saa kuhugi minna, midagi teha. Või siis last alandatakse, öeldakse talle halvasti. Et mida väiksemast peale me last karistama hakkame, seda tõenäosem on, et see suhe muutub siis hilisemas eas selliseks, et laps väga ennast ei ava. Ta käib võib-olla vanematel täiskasvanuna külas just sellepärast, et nii on kombeks. Aga seda südames, seda tunnet, et ma tahaksin minna, tahaksin olla, ei pruugi olla enam. Karistamise puhul on see, miks lapsed niimoodi käituvad, nagu vanem tahab. Selleks emotsiooniks on hirm. Hirm paneb käituma last nii, nagu tahab. Aga on leitud, uuringud näitavad, et hirm on just see, mis tekitab sellist hormooni, kortisooli, mis pärsib lapse arengut. Laps ei saa olla selline, nagu ta võib-olla oleks, ta ei kasuta kõik oma potentsiaali ära. Ja sellepärast ka karistus on tegelikult vägagi taunitav, et lapse areng on pärsitud. Vahel vanemad ütlevad, et ma karistan last ja ma annan talle selgitus, et see on selline mõistlik karistamine, et see ju kindlasti ei kahjusta last. Nagu ma enne ütlesin, et tegelikult tekitab karistamine ja vägivald lapses juba kehalises ka füüsilisi muutusi ja selgitus seda ei muuda mitte kuidagi suunas paremuse poole. Et lapsed ei pruugi isegi selle hirmutunde taustal sellest selgitusest aru saada. Ja võib-olla mõnel meist on jäänud mälestus lapsepõlvest, et ma sain karistada mingi asja eest ja see oligi tõesti asja eest, muidu ma oleksin võib-olla hukka läinud. Et me täiskasvanuna muidugi ratsionaliseerime selle ära ja ei lastel ega ka meil täiskasvanutel ole väga kerge alati oma vanemate tehtud asjadele vastu nagu astuda. Seda nimetatakse seda, et lapsed teevad vanematega koostööd, et kui vanem on vägivaldne, siis tegelikult laps teeb ka koostööd, unustades oma vajadused ja vaadates, mida vanem ütleb. Tema meelest teeb vanem õigesti. Laps ei saa öelda, et kuule, et sa ei tohi mind lüüa, sest see kahjustab minu arengut. Mis tõttu on ka see, et lapse väärkohtlemised sageli ei tule välja, sest lapsed ei räägi neist. Ja võib ju kõrvaltvaatajale tunduda, miks ta siis ei räägi, temaga tehti ju koledaid asju. Miks ta läheb sinna koju tagasi? Temale tehakse ju koledaid asju seal, tehakse talle liiga, et see on see sama põhjus, et lastel on raske oma vanemate suhtes muud moodi mõelda kui see, et vanem teeb õigesti. Vanemal on õigus, järelikult mina olen süüdi, järelikult mina teen halvasti. Sealt kujuneb välja ka süütunne. Ja see ei ole ainult see tõeline vägivald, vaid ka lihtsalt lapse alandamine, sildistamine, sakutamine, rihmaga või vitsaga ähvardamine tekitab seda sama süütunnet. Sest ma annan pidevalt lapsele sõnumi, et sa oled ebaõnnestunud, sa ei saa hakkama. Ja see tuleb lapsega täiskasvanus eas ikka kaasa. Ja pärsib tema rahulolu suhetega ja mõjutab seda, kuidas tema oma lapsi tulevikus kasvatab. Et sellel on põlvest põlve päris suur mõju, kui me midagi ei muuda ise. Et vanemana me saame päris palju muuta. Ja karistamise ja vägivalla mõju lapsele on ka see, et ta, nagu öeldud, hakkab ise seda vägivaldselt käituma. Me oleme väga suureks eeskujuks, et kui me anname lapsele head eeskuju, näiteks see, kuidas me toitume, nii hakkavad ka meie lapsed üldiselt täiskasvanueas toituma, või kui ma olen üsna korda armastav, koristan enda järelt, minu riidekapp ei ole nagu seapesa või tuba nagu seapesa, siis on üsna tõenäoline, et laps ka täiskasvanuks saades hindab seda korda. Teismeeas võib-olla tõesti tekib selline tunne, et kuidas minul korralikul lapsevanemal on selline laps, kelle toast hüppa karguga üle, et uksest ei saa sissegi. See on eakohane areng jälle, et tekib selline segaduse moment ka teismelisel, aga need väärtused tulevad siis hiljem, kui see segadus on jälle möödas, kui laps suuremaks veel saab, tulevad ikkagi jälle välja ja laps kannab neid vanema antud väärtusi edasi. Löömisega samamoodi, et kui ma last karistan ja pean seda täiesti õigeks, et minul on suurem õigus ja suurema võim, siis laps õpib ka selle ära. Selge. Kui ma midagi tahan saada,
siis ma võin kasutada vägivalda. Ma võin lüüa teisi, ma võin teistele halvasti öelda, ma võin halvasti käituda. Kui vanem ka seda tolereerib, et jah, sa võidki, et kui keegi kui sa tahad midagi saada, et siis tulebki üle laipade minna, siis muidugi jah, eks siis see põlvest põlve see arusaamine läheb. Aga kui me tahaks, et laps oleks õnnelik ja tal oleks head suhted, siis tegelikult see vägivald ei aita neile mitte üldse kuskilt otsast kaasa. Et väga oluline on vanema eeskuju ja see, kuidas ta käitub, et lapsed õpivad selle pealt väga palju. Karistuste kasutamine eeldab, et vanemal on võimu ja tegelikult ka preemiate kasutamine eeldab, et vanemal on võimu. See tähendab seda, et kui laps sünnib, see on laps, siis ta on väga sõltuv vanemast. Vanemal on väga palju võimu, et tema vajadustele vastu tulla, et tema vajadusi rahuldada. Laps aga kasvab suuremaks. Ja mida suuremaks kasvab laps, seda väiksemaks jääb vanema võim. Kuni lõpuks on see võim vanemal väga väike ja lapsel hästi suur. Mis tähendab seda, et kui mina tahan last karistada, siis ma pean kogu aeg mõtlema välja mingeid uusi asju või tahan teda kuidagi premeerida. Näiteks karistuste puhul, et täna ma ei anna sulle kommi, aga homme juba laps ütleb, ma ei tahagi kommi. Ja peab mõtlema välja mingi suurem asja, et last mõjutada. Panna teda käituma nii, nagu ma soovin. Tasudega samamoodi, et koristad toa ära, saad kommi ja järgmine hetk ütleb laps, et ma ei tahagi kommi, anna mulle 5 eurot või midagi veel teistmoodi. Et vanemal tegelikult need võimuressursid lõpuks napivad. Kui laps saab täiskasvanuks, siis ta ütleb vanemale lihtsalt, et head aega, ma nüüd lähen oma elu peale. Siis on vanem võib-olla kurb ja mõtleb, et miks laps ei tule enam temaga rääkima ja teda külastama, kus ta üldse on, aastaid pole näinud. Et tegelikult see võib olla märk sellest, et lihtsalt seda võimu sai liiga palju kasutatud. Ja laps ei tunne, et tal oleks vanemaga mingit sellist lähedast suhet, et tahaks minna vanemale külla või vanemat vaatama. Et ma arvan, et ka selle peale, kui kasutad karistamist, võiks mõelda, et mis see tulevik on ja kui kaua ma jaksan niimoodi. Et karistamist või premeerimist kasutades. Pigem võiks olla ikkagi see, et ma räägin lapsega, räägin enda vajadustest, kuulan lapse vajadusi ja kasutame neid nippe, mis ei ole seotud vägivallaga ja mis aitavad hoida meie suhet, omavahelist suhet. Ehk siis see, et vanem ei kasutaks mitte võimu, vaid pigem ikkagi mõjuvõimu.